Tere! Täna me räägime infosüsteemide analüüsi ja kavandamise vilistlase Tõnis Välimäega, mida tähendab üks õppima asumine magistri õppekaval, kuidas see mõjutab meie elu, mis hirmud sellega kaasnevad ja mis on selle tegelikult olulise sammu tagajärjed sinu elule. Tere, Tõnis! Tere, Mait! Räägi meile natukene, mida sa tegid enne, kui sa astusid ülikooli magistri õppekavasse? See on selline huvitav see, et nagu Agu Sihvka, et kõik ära rääkida tuleb alustada algusest. Minu taust oli veits sõjaväelane, ma olen olnud 6 aastat nagu elukutseline sõjaväelane. Ja tänu sellele ma olin jõudnud nagu sinna tumedamale poolele ehk siis kaitsetööstusesse. Ja samal olin siis tänase Millennium Robotics emaettevõtte, kunagise emaettevõtte Millennium LCM-i projektijuht. Ja projekt, mida ma sellel hetkel juhtisin, oli Eesti Vabariigi siis uus relvahange, ehk siis need raheautomaadid LMT poolt on minu süü. Ja sellega seoses tegelikult oligi siis idee, et me nagu ei taha ainult Eesti riigile rauda müüa, vaid tahaks ka sinna nagu lisandväärtust pakkuda. Kuna ma olen kogu aeg siuke veits nagu reaalaiate mees olnud ja andmebaase ja andmetega tahtnud tegeleda, siis ja ka nende relvadel olid siis vastavad seadmed on tegelikult küljes, millega saab koguda erinevaid huvitavaid andmeid nagu laskurite ja nende kasutamise kohta. Siis tundus nagu loogiline jätk sellele ehitada sinna peale ka mingi lisandväärtus, ehk siis mingi tarkvara näol, kuidas oma siis nii-öelda relvaparki paremini hallata. Ja see oli siuke suuremaid ajendeid nagu siia tulema. Just tundsid, et infotehnoloogia analüüsi kavandamine võiks olla see, mis aitab sul paremini mõista, kuidas üldse planeerida mingisugust lahendust relvapargi haldamiseks. Täpselt, siis oli veel aasta 2019, AI-st me ei teadnud keegi midagi, see kõik tuli ise välja mõelda ja kogu see analüüsi osa ja üldse, kuidas näiteks käib arendus, et sellest oli siis sellel hetkel nagu siuke pealiskaudne teadmine. Mis hirmud sul olid üldse ülikooli astumisega? Ma ei kujutan ette, kas sul oli pere ennem ülikooli astumist? Mu laps on nüüd. Ei olnud kusjuures. Lapse isast sain siin vahepeal. Aga mis hirmud sind valdasid ülikooli astumisel? Oli sul mingid siuksed mõtted, et kas ma saan hakkama, kas ma jõuan seda töö kõrvalt teha? Äkki need ained on liiga keerulised, infotehnoloogia tihtipeale inimesed ikkagi natukene vähemalt enne vanasti pelgasid seda, tänaseks vist on kõik sellega nagu harjunud. Aga oli sul mingid siuksed takistusi või blokkerid, mille puhul sa tundsid, et äkki see ei ole näiteks mulle või midagi, mida sa hiljem siis pidid enda jaoks nagu murdma? No üks seal alguses ikka oli vaata seesama, et sa tuled ikkagi peale tööd nagu õhtuti ja hakkad käima siin, et kogu see nagu päevad on ikkagi pikad ja intensiivsed, ja see ajumaht, mis siia sisse läheb, et kui tahad nagu ikka loengus kaasa mõelda, ja siin Paul Leis räägib sulle suuri huvitavaid teooriaid, kuidas Toyota ja muud ettevõtted on üles ehitatud, siis õhtul sa lähed, kukud sinna patti, et see osa tekitas mul küsimus, et kas ma suudan lõpuks siis ka järgmine päev nagu energiliselt tööle minna ja seal midagi välja mõelda ka, Aga tegelikult ei olnud üldse hulle. Ma isegi, ma ei tea, mulle pole kunagi kool nagu ained nii-öelda väga hullud rasked olnud, see on mõni üksikud integraalarvutused kunagi. Sellised asjad olid. Tahtsid natukene rohkem pusimist saada, aga mina kõige rohkem kartsin seda lõputööd. Ja sellega läks aega, aga tänaseks on sul tehtud, edukalt kaitstud, eks ju, ja räägi meile, kuidas see koolid välja nägid, kas need hirmud, mida sul ennem olid välja mõelnud, kas need olid kuidagi nagu põhjendatud, kas pikad päevad olid väga rasked, oli seal ainete võtmisel mingid väljakutsed, kus sa tunned, et räägitakse tõesti midagi nii keerulist, millest ei saa aru. Kuidas see elu välja nägi seal koolis? See on küsimus. Õppekava enda poolest, seal oli nagu, minu arust oli suhteliselt nagu straightforward see asi, et mingisugust väga mängimist ei olnud, et ise peaks väga välja mõtlema, mida ma nüüd täpselt teen. Siin-seal natukene võib-olla oleks tahtnud vähe juhendamist, et võib-olla vastavalt taustale, et kui sa siin vist teadsid enne natuke rohkem, mis asi on SQL ja HTML koodi ja suutsid neid ka nagu iseseisvalt toota sinna, siis mul seda tausta ei olnud, siis ma seda osa nagu veits kartsin, et kas ja kui palju ma pean siin nagu järgi hakkama võtma ja kodus iseseisvalt tööd tegema. Aga tegelikult
tegelikult viidi nagu samm-sammult ise nagu väga hästi läbi. Ja teisalt see ilm nagu, mis ma ise enne ütlesin, et pärast ei ole energiat, siis tegelikult see isegi oli nagu vastupidi. Siit sa nagu said ideid kogu aeg ja siis läks järgmine päev tööle, mõtlesin, no nii, nüüd lahendame kõik maailma probleemid, kusjuures see on see koht, kus mina väga samastun, sellepärast et mina käisin ka ju koolis ja samamoodi ma tundsin alati seda, et kuigi õhtul tunned, et noh, täna ma küll ei jaksa minna, noh tõesti, kumm on nii tühi. Käid päeval ära ja jõuad õhtul hilja koju ja tunned, et tegelikult see õhtune osa oli veel ekstra kuidagi mõnus. Et selles mõttes see kuidagi rahvas on koos, sa oled samas meeleolus ja kõik see muu, see toob ju selle kuidagi kokku. Ja kui midagi arusaamatuks jääb, kaastudengid tegelikult ju aitasid. No täpselt. Et see meeskonnatöö mängis väga palju rolli, niimoodi nagu ettevõtluses. Õppimiskultuur oli tegelikult siin sees, vaata. Siin ma toon väga hästi kaasa, et meil oligi teiste kohta ei saa öelda, aga meie lend oli küll vähemalt, kes hoidis nagu siiamaani hoiab veits kokku ja suheldakse omavahel aidatakse üksteist nagu. Et oligi see kultuuri osa, kõik nagu rääkisid, vaatasid, kus lahendus neid aitas. Räägime, kuidas sul tänaseks päevaks see karjäär on muutunud pärast koolis käimist, tollel ajal, kui sa tulid koolis ja käisid tööl, mis sa täna teed? Tänaseks päevaks ma iseenda tööandja juba siin läbi erinevate ettevõtete, sai siin mõned asutatud vahepeal ja mitmeid asutatud ja siis täna siis olen tooteomanik ettevõttes nagu Steelcore, mis siin teeb kaitsevarustuse müügi, ütleme, mis ta ehitama nagu turuplatsi mehaanikaga lisandväärtust e-kommertsile peale. Et enam ei tahaks nagu niisama osta, müüa ja vahetada, vaid koos tänapäevaste vahenditega pakkuda hoopis teistsugust kogemust. Kui sa mõtled natukene tänasele karjääripööretele, et sa oled asunud nüüd ise ettevõtjaks, juhid oma toodet, kas sa näed, et sa oleksid teinud sellist sorti karjääripöörde, kui sa ei oleks käinud vahepeal ülikoolis ja omandanud natukene uusi mõtteid, nägemusi, võib-olla ka teadmisi, kuidas midagi võiks ellu viia? Kui palju see lihtsustas võib-olla sellist ettevõtluse tööd sinu jaoks? Ma arvan, ilma selleta ma teeks natukene nagu teistsugust asja, ma arvan, ma oleks rohkem mingisuguse generalistist juhi taoline rohkem. Aga see osa andis nagu tegelikult päris väga hea raamistiku nagu sellest, kuidas see nagu tarkvara ja tehnoloogia maailma kokku käib. Et kuidas nullist 100-ni, et mis selle 0 ja 100 vahel kõik on. Tänapäeval me läheme sinna, ütleme, et sisse, ma tahan siukest asja ja ta teeb sulle midagi. Me teame, et ta tahab sind lihtsalt õnnelikuks teha. Ja ta annab sulle esimese kõige lihtsama vastuse, mis temalt kõige vähem energiat nõuab. Ja nüüd on meie siin osa on see nagu aru saada, et kas see vastus oli nagu päriselt hea. Ja tegelikult meie osa on see, et see küsimus paremini esitada talle. Kui sa seda küsimust ei oska esitada, siis sa saad nagu vale tulemuse nii. Et just see, et kuidas see asi nagu üles ehitada, struktureerida ja metoodiliselt sellele asjale läheneda, mitte et nagu teeks seda huvitavat asja ja siis küll ta töötab. Tee siis meelevaldse järeldus, et haridus annab sulle parema silmaringi selles osas, kuidas võiks veel küsida või kuidas võiks veel probleemile läheneda ja siis oskab sulle AI rohkem appi tulla. Täpselt, sul on mingisugune referents, kuhu tagasi minna. Tagasi selle SQL-i juurde. Kui siia kooli tulles ma ei teadnud andmebaasidest midagi. Ma ei ütle, et ma täna ka väga palju neist teaks midagi, aga baasasjadest ma saan aru, kuidas nad kokku käivad. Ja kui see AI hakkab mulle mingit jama tootma pehmelt öeldes, siis ma saan aru, et kuule, wow. Et kuule, kas sa seda lihtsalt lahendust oled proovinud või selle peale mõelnud ja siis tihti saadki vastus, et sul on õigus. Ja muidugi, see on palju lihtsam. Aga ilma selle teadmiseta mingisuguse connection'it seda ei ole. Kui sa tänasele õppekava peale mõtled, me räägime juba mitmest korda väga tehnilistest asjadest nagu SQL, HTML. Ma saan aru, et need olid ka nagu osa hirmudest, et tulevad väga tehnilised ained. Kui sa tagantjärgi nüüd selle peale mõtled, kui tehniline see õppekava oli, kui palju sa pidid ise programmeerima või hoopis tegelikult vastupidi, kui vähe? Tegelikult, ega ma minu arust ei programmeerinudki midagi. Ega me enamasti just tõime nagu andmebaasi ja tegime lihtsalt seoseid ja loogikat ehitasime sinna üles. Ma ütlesin, et see ongi pigem nagu siuke mõttemustrite treenimine on tegelikult see kursus siin. Õpetab sind lihtsalt nendes isegi mitte raamides, isegi sellest raamist välja, aga ta annab sulle mingisuguse guideline'i, et kui vaata seda või vaata teist, et kui sa andmebaasi alla normaalselt ehita, siis sul pärast on pehmelt öeldes jama, sa ei saa neid asju kätte.
Ja kui sa täna mõtled, kellele see õppekava võiks olla suunatud, kellele sa soovitaksid seda õppekava kaaluda, planeerida natukene nende infosüsteemide peale mõtlemist, kes võiks olla see õige sihtgrupp? Mina olen ka just täna, eriti tänases tehnoloogia arengu valguses, ma usun, et kõige suuremad majanduskasv tuleb väikestest ja keskmistest ettevõtetest. Sest neil on kõige suurem paindlikkus viia muudatusi ellu, ja neil on see efektiivsuse tõstmise latt on tegelikult madalamal, kui seda niimoodi väljendada. Et piltlikult öeldes need on sellised 1–10 mehe ettevõtted, kui sa ettevõttest juhtkonna poolt 1 mehe saadad kooli ja teed talle asjad selgeks, siis ta teeb oma ettevõtte 3 korda efektiivsemaks 2 aasta pärast. Ja sealt tuleb tohutu tegelikult majanduskasv ja raha ja meie riiki ettevõtlusse. Aitäh sulle, Tõnis! Ma ise võtsin siit intervjuust täna selle mõtte kaasa, et see, et sa oled saanud sellise laiema silmaringi, annab sulle parema võimaluse paremaid küsimusi küsida ja tänu sellele võib-olla leida efektiivsemaid kohti nendes kohtades, kus sa muidu ei näinud ja mõnes mõttes ega infosüsteemide analüüsi planeerimine või kavandamine kui selline ei ole kunagi lihtne ülesanne, sellepärast et sa pead teadma neid asju ka, mida sa küsida ei oska ja mida laiem on see silmaring, seda kindlam on, et sa ei jäta midagi 2 silma vahele. Täpselt. Siin ma olen tänapäeval ongi, et ega see kuidas ehitada, see küsimus ei ole nagu oluline. Küsimus on mida ehitada. Siis tead, what to build ja taste on need kas nagu asja, maitse, sa pead aru saama, mis asi on hea. Mida ehitada ja mis asi on hea. Kui sa 2 asjale saad pihta ja saad need 2 asja kokku pandud, siis tegelikult see siin annab selle vundamendi, et see kõik nagu ellu viia. See annab selle vundamendi, see 2 asja kokku panna maale. Siis sa saad aru, et see what ongi nagu ütlesid, all see raamistik on palju laiem, kui sa hakkad alguses vaatama. Mida tugevam vundament, seda tugevam tulemus. Täpselt. Kui vundament viltuna, siis hakkab see maja, praot tuleb päris kiiresti sisse. Ja tuleb hakata garantiiremonti tegema ja võib-olla tuleb ma ikkagi maha lükata üldse ja panna uus maja peale. Nii on. Aitäh sulle, Tõnis, et sa jagasid meile oma mõtteid ja kogemusi. Väga palju. Hea meel!